Tšau! 2024 drifti hooaeg on meie jaoks nüüd täielikult läbi. Ja miks ma ütlen nüüd? See on sellepärast, et nädal aega tagasi toimus EAL-i gala, kus me saime kätte oma viimase karika. Ning peale seda ma mõtlesin, et miks mitte maha istuda ja lahti rääkida terve meie hooaeg. Positiivsetest, negatiivsetest, tõusudest ja langustest, et kuidas meil igas etapis läks üldse. Nii, aga esimene etapp oli meil ju Raasilla. Auto jäi meil samaks. Kõik väga suuri muutusi me ei teinud autoga. Rada oli ka juba teada, kuna eelmine aasta me sõitsime ka seda rada ja meil läks siis ka päris edukalt see. Top 32. Esimene tändem sellel aastal läksime me Ergo Pajuväli vastu, kus me sõitsime autode peale. Ergo, kui sa vaatad seda, saad mul ikka veel auto võlgu. Ma tegin ära Ergole. Edasi läks top 16 Helari looduse vastu. See oli hea võit. Ja top 8 ma sattusin ühe noore poisi vastu, Läti poiss, keda spottis Nick Nack. Ma arvan, suht paljud teavad, kes on Nick Nack. Ja meil juhtus temaga intsident, kus tema sõit sees ja mina sõitsin taga. Ja mina sõitsin täiesti uksestel ja küljevahetuse ajal pani tema pidurit ja mina sõitsin oma esiotsa maha. Ma sõitsin edasi ilma stangeta. Ma sain seal võidu kätte, kuna see oli siiski tema viga, aga edasi sõitsin ilma stangeta ja kõver neeruplekiga. See auto oli just valminud selleks hooajaks ja see oli esimene kokkupõrge esimesel võistlusel. Tiim võttis juba peast kinni, et me hakkame juba parandama seda. Top 4 Ratmanovi vastu. See oli lihtne võit. Ja finaalis ma sain finaali edasi ja top 2 sõit me läksime Roman Jasinski vastu. Mu eessõit oli väga hea ning tagasõit, see oli see, kus tekkis juba agasid. Stardis kohe ma sain aru, et midagi on valesti. Mitte autoga, vaid sõidus. Sest ma olen kõikidega sõitnud, kõigil on nagu samasugune suhteliselt start olnud. Romaniga ei olnud. Ma ei saanud täpselt aru, mis juhtus. Roman pani korraks eest ära ja siis ma panin põhjagaasiga talle järgi. Ja küljevahetuse ajal, ma sain aru, et ma lõikasin väga sisse. Ja küljevahetuse ajal ma ei händelinud ära seda, ma panin spinni ja ma kaotsin. Me saime Raasillas teise koha. Ning see oli meie esimene karikas. Küll aga räägime selle väikse aga läbi, mis mul muret tekitas. Me vaatasime järgmine päev need videod kõik läbi ja me saime teada, et Roman tegi late initiationi, kus tema oleks pidanud saama 0 punkti selle sõidu eest ja mina oleks pidanud saama võidu. Tagantjärgi on kõik targemad, oleks võinud koha peal vaadata, vahet ei ole, Raasilla etapp on möödas. Peale esimest etappi olime valmis juba teise etapi jaoks, milleks oli Laitse. Ja nagu me teame, siis enne igat etappi on ka sellel rajal ka trenn, kus ka mina koha peal olen. Seekord pakkisime asjad kokku, tankisime paagi täis ja läksime Laitse poole. Laitses esimene käivitus andis meil juba kahtlusi, et midagi on valesti. Viskas kuidagi musta suitsu, mõtlesime, et okei, lähme vaatame rajal, mis toimub. Rajale jõudes juba stardis saad aru, et ei taha toimida väga hästi kuidagi. Madalatel pööretel puterdab, jätab vahele, küll aga samas kui gaasi annad, küll piirajasse annad, siis nagu toimib. Ei saa aru, sõidame. Sõidame siis põhjagaasiga, nagu asi toimib. Küll aga maha lased, siis hakkab puterdama. Hakkasime juba koha peal viga otsima. Panime arvuti taha, meil on alati diagnost kaasas, meil on varuosad ja kõik asjad on kaasas. Et me saaks ka trennis seda juba vajadusel parandada. Tegime diagnosti, vahetasime andureid. Diagnost meile otseselt midagi ei öelnud, küll aga me kahtlustame mingid andureid või midagi. Paremaks midagi ei teinud. Trenn sai läbi, me läksime garaaži, hakkasime asju uurima, milles võib asi olla. Aga ainuke asi, mis me ju muutsime esimese etapi ja trenni vahel, oli see, et me panime paagi täis. Me saime Circle'ist solkikütust. Sellega ma sain teada sellest täpselt niimoodi, et ma vaatasin uudiseid ja Delfis tuleb ette, et Circle gaas tsisternidesse sattus vesi. Ja siis vaatan kuupäeva ja kuupäev kattub täpselt selle trenni kuupäevaga, kus me käisime. Ja siis see oli see hetk, kus me saime aru, et kütuses on probleem hoopis. Võtsime voolikud lahti, kütus kanistritesse, tuligi põhimõtteliselt seal 3 paaki välja,
värske kütus sisse ja asi nagu toimib. Me olime valmis Laitse võistlusteks. Me jõudsime võistlustele, olles ennast täiesti kindel, et meil nüüd vähemalt asi toimib. Ja siis hakkasid uued probleemid pihta. Laitse etapis esimeses trennis juba meil ei toiminud mootor absoluutselt. Kui meil varasemalt trennis puterdas ja vähemalt sõitis, siis nüüd ei toiminud asi absoluutselt. Üle 3500 pöörde, asi pöördesse ei läinud. Seal oli jällegi see, et me hakkasime diagnosti tegema, kahtlustasime juba mingi et pump on hõre äkki, tiim kahtlustas juhtmestikku. Aega meil väga palju ei olnud, sest et need trennid on suhteliselt lühikesed meil võistlustel. Kui ma mäletan õieti, siis vahetasime kütusepumba välja, asi ei muutunud absoluutselt. Ma küll palusin seal koha peal, et kas ma saan kas või ühe ringi veel teha, et olla kindel enda autos. Ja mulle öeldi, et ei, sa lähed nüüd otse võistlustele, kvalifikatsiooni ja kvalifikatsioonis saad teada, kas mootor toimib. Mul ei ole mitte midagi vastu öelda, reeglid on reeglid, kahjuks nii on. Kvalifikatsiooni esimene sõit, 0. Mootor ei toimi, mida ma teen? Meil oli täpselt seal mingi 10-20 minutit aega, et veel midagi uudistada. Vaatasime igast juhtmestikke, vaatasime masse, pluss üritasime selgusele saada, et milles on probleem, sest et meil on võistlus ja meil on vaja sõita. Ma sain teise ringi sõidetud. Kvalifikatsiooni teine ring tuli 80+ punkti, mille üle ma olen juba õnnelik, et ma sain vähemaltki top 32 edasi. Me teadsime, et meil on nüüd aega. Täpselt top 32-ni viga üles leida. Kõik panid käe külge, kõik mõtlesid, ragistasid ajusid. Aks top 32. Kõik on täpselt sama. Eessõit oli mul 0 ja tagasõidus ma lootsin, ma teadsin, kes mu vastanen. Ta ei ole kõige kõvem sõitja. Ma lootsin, et ta teeb vea ja me saame kasvõi one more time, mis annab meil veel aega auto parandamiseks. Tagasõidus kutt paneb spinni ees. Mina olen tagasõidus, tema on eessõidus, tema pani spinni. Ma olin õnnelik, et nüüd on see võimalus, et me saame one more time'i ja meil on veel aega, et autot vaadata ja üritada midagi selgusele saada. Ei, tema sai võidu. Ja see hästi lihtne põhjus. Enne seda, kui tema spinni pani, tõmbasin mina sirgeks. Lihtsalt sellepärast, et mul mootor ei toimi. Sellega oli meie Laitse etapp läbi. Küll aga peale Laitset olid kõik päris vihal, et miks meil mootor ei toimi, auto ei sõida. Me läksime uuesti Laitsesse. Me tahtsime vea teada saada, sest et ta käitus nii veidralt, et küll ühes kurvis on nagu lööb limpi ära, teises kurvis ei löö. Meil oli vaja selgusele saada ja me võtsime terve tiimi uuesti kaasa ja Laitses hakkasime uurima asja. Iga refisoojendus, iga kurv, mootor ei toimi. Üritame nagu samal ajal parandada midagi, kuskil mingi lekkeid otsida, äkki kuskil on mingi vaakumlekked, andurid, mis iganes, me ei leia lihtsalt seda viga. Meil läks Laitses päris mitu tundi, kuniks viga oli leitud. Talvel, kui mu auto talvitus tuttava juures, siis tal oli vaja juhtmestikku mu auto pealt. Ma olin nagu okei, kui sa mulle täpselt samasuguse asemele teed. Mõlemad olime fine sellega, mina usaldasin teda, tema usaldas minu juhtmestikku, auto ju sõitis. Ning talvel ta tegi mul uue juhtmestikku. Masin nagu toimis, Rahasilas me saime sõidetud. Trennis saime sõidetud, kõik tundus nagu okei enam-vähem. Ja see oli see koht, kus viga päriselt välja lõi. Ajus oli üks pin valesti pandud ning see oli see põhjus, miks meil mootor limpi läks. Põhjagaasiga ei saanud sõita. Pärast saimegi teada, et kui ma oleks sõitnud kas või 3 gaasiga, siis ta oleks toiminud. Põhjagaasi vajutasid, siis mitte midagi. Me tõstsime mootoris ühe pinni teise kohta ja me saime sõita edasi mingi tund, 2. Me tegime 20+ ringi Laitses ja me saime aru, et kõik on hea. Auto toimib ja meie oleme valmis
järgmiseks võistluseks, mis oli kõige kaugemas tipus Lätis, Daugavpilsis. Daugavpils, Läti kõige kaugemas otsas. Me sõitsime sinna 7,5 tundi. Me alustasime sõitu mingi 2 aeg, neljapäeval. Ja jõudsime kella 10 aeg õhtul. Kõik olid kohutavalt väsinud. Puhkasime välja ja järgmine päev, reedel, oli täielikult treenipäev. Ei olnud kvalifikatsiooni, ei olnud top 32, kõik said terve päev sõita. Minu jaoks oli Daugavpils täiesti uus rada. Ma vaatasin, enne vaatasin videosid, et kuidas nagu varasemalt mingi layoutid asjad on olnud seal. Enam-vähem sain rajast aru. Ja kui treeni läksime tegema, siis mul ei olnud mitte mingi probleem selle rajaga kohaneda. Auto toimis ideaalselt, kõik probleemid olid juba tehtud ja trennid läksid väga sujuvalt. Ja kui trennid läbi said, siis õhtul oli meil paraad. Läti võistlus on väga ägedalt korraldatud. See ei ole lihtsalt niimoodi, et sa tuled kohale, sõidad kvalifikatsiooni ära, sõidad top 32 ära ja lähed koju. See on nagu tõesti festival. See kestis 4 päeva kokku, kus oli ainult street ja semi-pro. Igatahes läksime paraadile, kus me sõitsime rongis üksteise järgi, mingi paar kilomeetrit ja Daugavpilsi kohalik rahvas sai kõike pealt vaadata. Me jõudsime kesklinna kuhugi suure platsi peale, kus kõik paigutati ilusti ära seal ja me saime lihtsalt ringi kõndida, vaadata teisi autosid, suhelda Läti inimestega, suhelda ka kohalikega ja see oli ikka siuke mõnus vibe. Kohale toodi ka muusika, sai süüa ja kui kõik läbi sai, pakkisime kokku, sõitsime jälle rajale, jätsime auto sinna, nii laupäevane päev. See oli kvalifikatsioonipäev. Küll aga enne kvalifikatsiooni me saime veel trenni teha. Trennis läks mul nagu kogu aeg päris hästi ja spotter ütles, et mul iga ring on põhimõtteliselt 90+ punkti joon. Ma ei tea, minu lootused olid väga kõrged see hetk. Küll aga ma teadsin, et lätlased ise sõidavad väga hästi. Ja selleks, et seal top 32 sisse saada, ma arvan, et seal on vähemalt 80+ punkti vaja. Ja meil oli 90 sõitjat kokku. Kusjuures Läti kvalifikatsioonisüsteem on palju huvitavam kui Eestis. Eestis on see, et sa sõidad 2 ringi ära ja 32 parimat saavad edasi. Lätis on uus süsteem. Lätis on niimoodi, et kõik 90 sõitjat sõidavad 1 ringi ära, sellest saavad 24 parimat edasi. 24 sõitjad, kes on edasi saanud, need teist ringi sõitma enam ei pea. Nemad on juba edasi saanud, küll aga sõidavad kõik ülejäänud teist ringi. Ja peale teist ringi saavad 8 parimat edasi. Ehk siis, kui sa esimese sõid 0, siis sul on veel võimalus ka teine ring teha ja kui sa teises ringis saad isegi kas 95 punkti, siis 24 hulka sa enam ei saa, saad juba 25. Mis on hästi huvitav süsteem minu silmis, sest et seal ei ole seda, et sa lähed safe run'i tegema. Sa lähed ikka kohe täie rauaga peale ja annad ennast parimat. Nii, kvalifikatsioonipäev. See oli kohutav. 2 päeva me saime põhimõtteliselt teha trenni kuivaga. Päike paistis, meil oli peaaegu 30 kraadi seal. Ja siis, kui kvalifikatsioon pihta hakkas, tuli retsi padukat. Niimoodi, et raja oli täiesti üle ujutatud. Mis oli suureks miinuseks veel kõikide sõitjate jaoks? Rajal oli 3 eri sorti asfaldit, mis tekitas kõigile probleeme. Ja ma ei olnud välistatud. Mina sõitsin mõlemad ringid 0. Ja minu jaoks oli Daugavpilsi võistlus läbi. Esimene ring, ma vaatasin, kuidas teised sõidavad, ma üritasin natuke rahulikumalt minna ja vahet ei ole, kuidas sa seal läksid, esimene ring kohe stardis spin, sest et seal läheb mäest alla, sa lähed suure inertsiga ja sul viskas lihtsalt tagumisosa minema. Teine ring oli juba see, kus hakkas rada kuivama ja mul spotter ütles, et kuule, et esimene kurv on ikkagi suhteliselt niiske veel, et võta hästi ettevaatlikult. Ja ma lendasingi ettevaatlikult peale. Suure hurraaga ma läbisin esimesed pool kurvi. Ja siis ma sain aru, et mis meil vastu tuleb.
täiesti kuiv asfalt ja ma ei saanud hakkama sellega. Mul tõmbas auto sirgeks lihtsalt ja ma sõitsin ära lõpuni, nii nagu ma sõitsin, ma lootsin, et äkki nad andestavad selle. Aga ei, sealt tuli 0 ja võistlus oli läbi. See oli naljakas koht, kus meil tuleb 90 sõitjat kohale ja kvalifikatsioonis saab edasi ainult 23 inimest. Mis teha? Elu on selline ja sellega meil võistlus lõppes, pakkisime asjad kokku ja sõitsime Tallinnasse tagasi ja see oli jälle 8 tundi trip. 4. etapp, selleks on Kulbilohu. Kulbilohu on minu jaoks ka juba täitsa tuntud rada, kuna eelmine aasta ma sain seal 3. koha. Ja sellest tuli ka veel üks karikas. Küll aga, nagu ma enne ka mainisin, siis enne igat etappi on meil trennid. Ja ka see trenn oli ma kohal. Küll aga ei läinud see trenn üldse nii, nagu ma tahtsin. Ma sõitsin 1 ringi ära ja mul läks õõtsal šarniir pooleks ja mul ei olnud seda mitte kuskilt saada ja mul ei olnud varu õõtsasiga kaasas seekord. Ehk siis trenn kestis minu jaoks, 10 minutit, paksin asjad kokku, läksin Tallinna tagasi, vahetasin õõtsa ära. Kõik oli fine. Võistlusteks ma olin ikka valmis. Võistluspäev, kõik oli nagu palju lubav, kuna eelmise aasta karikas oli olemas, siis ma läksin täpselt selle mõttega, et ka see aasta võiks sealt karikas tulla. Aga tekkis väikseid komplikatsioone. Trenn läks suhteliselt sujuvalt, aga kohe, kui trenn läbi sai, siis ilmataat enam ei andestanud ja sealt tuli ka padukas. See oli nii hull padukas, et kvalifikatsioonid jäeti lause pooleli, sest et see rada oli nii üle ujutatud, et seal ei kannatanud isegi sõita. Kui ma mäletan õieti, siis me ootasime seal mingi tund aega äkki, kuni kvalifikatsioonid jätkuvad. Ja kuna mul rada oli selge, siis minu kvalifikatsiooni tulemus oli päris hea. Isegi märjaga, aga seal oli vähemaltki ühtlane asfalt. Ja mul tuli, kui ma õieti mäletan, 87 punkti. Top 32, ma olin kindlalt sees ja mis sai valesti minna. Top 32 läksin ma lätlase vastu. Ma tean, et lätlased sõidavad hästi ja ma ei hoia tagasi. Ja lähme peale. Minu ees sõit oli vist suhteliselt okei. Ma vist tegin kuskil mingi väikse vea, aga polnud midagi sükast suurt. Tagasõit. Mu tagasõit nägi süke välja, et me tegime esimese kurvi ära ja küljevahetuse ajal pani ees sõitja pidurit ja mina sõitsin talle otse tagant sisse. Mis juhtus temal? Temal, kui ma mäletan, siis tal oli mingi paar kriimustangel ja mul olid kõik poolraamid, lansekad, kapott, nina oli täielikult kõver. Kõik lansekad vaatasid diagonaalis ülesse. Me paneme siia kuhugi klipi sisse, kus me seda asja välja ka tõmbasime koha peal. Me tegime sõidu lõpuni. Öeldi, et see oli lätlase süü. Aga kuna minu eessõidus oli ka suur viga, siis meile öeldi one more time. Mul anti igal võistlejal on võimalus 5 minutit võtta auto parandamiseks. Ja mina sain veel lisa 5 minutit, kuna see oli lätlase süü, ehk mul oli kokku 10 minutit. 10 minutit me üritasime seda autot sirgeks saada, mul lendas rihm maha, mahlad olid väljas. Me saime asendatud seal lõdvikuid, me saime uue rihma, me saime selle auto põhimõtteliselt sõitma. Küll aga 10 minutit sai täis ja me ei saanud kapotti kinni, kuna kõik oli täiesti kõver. Ma tulin autost välja, ma üritasin kapoti kinni lüüa ja me saime selle eest disklahvi. Kuna peale 10 minutit ei tohtinud mitte keegi enam autot katsuda ja võit läks lätlasele. Mis seal ikka? Top 32, kaotus, pakime asjad kokku, koju minek. 5. etapp, Street Madness, ehk siis Riia Pikerniki. Enne seda, kui me võistlustele läksime, siis meil oli ju auto täiesti sodi peale siis Kulbilohu etappi. Me nägime tiimiga ikka päris mitu päeva vaeva, et kõik detailid välja vahetada, detailid üle värvida, lansekad sirgeks tõmmata
ja kõike niisugust muud. Et auto näeks jälle normaalne, ilus välja. Me saime selle kõik tehtud, kõik oli fine, me olime võistluseks valmis. Läksime Riiga, jõudsime kohale, pakkisime lahti ja järgmine päev oli trennipäev, kvalifikatsioonid. Ma olen varem Pikeril sõitnud. Pikeri on väga huvitav rada, täpselt siuke street'i jaoks rada, kus sa saad põhjagaasiga sõita. Küll aga varem oli seal vana asfalt, mingi 20 aastat vana kindlasti, ja see rehvikulu oli lihtsalt meeletu. Varem sa said mingi 2-3 ringi sõidetud ja sul oli tutikas paar läinud. Küll aga see aasta pandi sinna maha uus asfalt. Ning see oli kõikide jaoks midagi uut, muudeti ka layout, ehk siis ka lätlaste jaoks oli see täiesti uus rada ja täiesti uue gripi leveliga. See ei ole enam see, kui me Taugavas käisime, seal on 3 eri asfaldit ja see gripp muutub iga nurga peal. Seal oli kõik ühtlane ja mõnus gripp. Nii, trennid. Trennid läksid meil suhteliselt hästi. Peale igat ringi mul spotter ütles, et mul joon läheb aina paremaks ja paremaks ning mulle meeldib ikka piiri peal sõita. Ja see oli see koht, kus ma otsisin nagu oma piire. Meil ei olnud palju trenni aega. Me saime kokku äkki mingi 8 ringi. Kõik ringid läksid mul väga hästi. Välja arvatud see üks viimane. Kuna ma ütlesin, et ma otsisin oma piire, siis see viimane ring oli see, kus ma läksin natuke üle piiri. Ja enne starti ma läksin põhjagaasiga peale ja see oli mu suur viga. Sest et seal sa pidid kalkuleerima ikka, kui palju sa gaasi vajutad enne starti. Ja täpselt enne stardijoont. Mulle meeldib startida niimoodi, et ma mangin ühele poole ja siis lendan sisse. Ja kui ma ühele poole lendasin, siis ma sain aru, et mul on hoog liiga suur. Ja mul ei olnud võimalust enam päästa ja ma panin täpselt niimoodi otse rehvidesse. Tiim võttis juba peast kinni. Auto, mille esiotsa just sirgeks tõmmatud ja kapott ja nina kõik üle värvitud. Ma sõitsin selle jälle natuke puru. Me saime selle auto boksi ning vaatasime tiimiga kiirelt auto üle. Vigastused ei olnud tegelikult üldse nii hullud, kui me arvasime, et on. Kõik mahlad olid sees, auto sõitis omal jõul. Põhimõtteliselt sai visuaalne pool ainult viga. Võtsime stang ära, edasi sõitsime ilma stangeta. Ja niimoodi me läksime otse kvalifikatsiooni. Kvalifikatsiooni esimene ring ei läinud nii hästi, kuna mul oli närv sees, et see viimane trenniring, mis mul oli, läks lappama. Ma hoidsin natukene tagasi, küll aga ma sain 80+ punkti ja nagu te mäletate, siis seal on Lätis on teine süsteem, 24 parimat saavad edasi, siis saab teise ringi teha. Mina sain kohe esimese ringiga top 24, ehk siis mina olin kindlalt top 32 juba, et sain järgmine päev võistelda. Küll aga ei vedanud mu semul, kelleks on Remi Lepp. Kutt lasi oma, kui ma õieti mäletan, siis äkki 4. mootorikotti. Ja tal ei olnud autot enam millega sõita ja ma andsin talle enda auto. Ja vaata, tema sõidustiil on suhteliselt agressiivne, tal on turbokas, ta peab hästi peal hoidma, klatš kikkima ja kõike seda. Mul oli 3-liitrine, mul sükst asja tegema ei pea, mul saab sujuvalt sõidetud. Tema jaoks vabalt hingavaga sõitmine oli natuke midagi muud, küll aga ta sõitis ära ja talle väga meeldis ja ta ütles, et hea meelega isegi võtaks selle 3-liitrise enda turboka asemel. Me elasime terve tiimiga kaasa, et ta saaks minu autoga sõidetud ja kvalifikatsioonis saaks vähemaltki top 32. Aga, nagu ma enne mainisin, lätakad sõidavad karmilt, lätakad sõidavad hästi. Ta langes nibin-nabin välja. Kui ma eksis, ta jäi mingi 33. või 34. Ja tema jaoks oli võistlus läbi. Küll aga meie läksime top 32, järgmine päev. Top 32 mul spotter ütles, et see vastane, kellega ma sõidan, ta on hästi aeglane, et ma pigem hoiaks natukene vahet sees. Sest et ma olen agressiivse sõidustiiliga, mulle meeldib uksest sõita ja ma võin ennast ka lukku sõita tänu sellele, et ees sõita on väga aeglane. Ma jätsin väikse vahe sisse ja ma pidin hästi palju pidurit peal hoidma.
lihtsalt sellepärast, et ta tõesti tuligi välja, et on väga aeglane, aga me saime sõidetud, minu eessõit oli väga hea, tagasõit suhteliselt okei, me saime top 32 võidu. Top 16, muidugi meil veab kõige rohkem nende vastastega ja me saame Läti veterani, kelleks oli Robert Slipsans. See on kutt, kes sõitis Kulbilohus 99 punkti kvalifikatsioonis. Mis mul teha? Ainult peal hoida ja see on see, mida mul spotter ütles. Me sõitsime mõlemad sõidud ära, mina ees, tema taga, tema ees, mina taga. Need olid väga võrdväärsed sõidud. Küll aga kohtunikud otsustasid, et tema sõidud olid natukene paremad, kuna tagasõidus ma jäin mõne meetri jagu maha. Tema istus mulle täielikult ukses. Top 16 sai läbi ja rääkisin Lipsansiga. Lipsans ütles, et tal oli refi rõhku all 1 parri. Küll aga mul oli see hetk 2 parri ja me saime tiimiga aru, et see oligi see viga, miks me kaotasime. Mis seal ikka? Sõidud sõidetud, meie jaoks on võistlus läbi. Küll aga ma sõitsin piisavalt hästi, et eeste arvestuses jääda teiseks. Ja see oli hetk, kus me saime 3. karika. Enne viimast etappi üldarvestuse punktide seis oli top 7, top 8 vahel oli nii tihke, et kui ma oleks tahtnud top 3 saada, siis ma oleks pidanud võtma kehalast kõike, mida saab võtta üldse. Ja see on see, mida me läksime sihtima. 6. etapp. Kehala ehk superfinaalid. Meie viimane etapp. Kehal on kindlasti üks rada, mida peaks oskama driftijad juba kinni silmi sõita, sest et me oleme kõik seda rada nühkinud omajagu täpselt samamoodi, nagu lätlased nühivad oma pikerit. Kehala layouti ei ole mitte keegi varem sõitnud, nagu see aasta oli. See aasta layout muudeti ja see oli meie eestlaste jaoks oli see väga uus. Küll aga trennid olid super, ilmastikuolud olid rõvedad, kuna see hetk oli juba suhteliselt sügis, väljas oli miskit 15 kraadi ja seal oli siuke hämar ja tibutas kogu aeg. Kord sadas, kord ei sadanud, kui ei sadanud, siis rada hakkas kuivama ning tekkis patchi olukord, kus on märg, niiske, kuiv ja ebamugav on sõita. Esimene kvalliring läks mul kehvasti, sest et ma ei olnud üldse nagu kindel selles raja seisukorras, kuna ma räägin, et seal oli kuiv, märg ja kõike siukest. Ma sain miski 68 punkti äkki. Küll aga teine ring, siis oli rada ühtlaselt niiske ja mul tuli välja äkki 83 punkti. Ja sellega me saime kvalifikatsiooni võidu. Ja see on meie järgmine karikas. Aga sealt läks aina huvitavamaks, kus hakkas meil rollercoaster pihta, ehk siis top 32. Kuna mu kvalifikatsioonisõit oli piisavalt hea, siis top 32 ma sain by run'i ja läksin otse top 16. Top 16 vastaseks tuli mul Kermo Kutser, kes sõidab 34-ga. Minu ees sõit algas juba sellest, et nagu ma ka enne mainisin, siis mulle meeldib siseneda manžides, ehk siis üks külg ette ja siis sisse. Täpselt seda ma ka tegingi, aga juhtus avarii. Tagumine sõitja sõits mulle sisse ja kuna ma trennides sõitsin täpselt samamoodi ja kõik teised sõitjad arvestas sellega, et ma stardin niimoodi ja see ei ole keelatud, teised ka stardivad niimoodi, siis öeldi, et see on Kermo viga, kuna tema oleks pidanud arvestama sellega, et ma võin niimoodi teha. Ta sõits mulle sisse, me panime spinni ja ta sõits mulle otse sisse ka veel. Ehk siis mu esiots oli jälle natuke katki. Küll aga mitte midagi hullu, auto oli sõitev, sõits omal juhul edasi ja meil oli võimalus ka top 8 edasi sõita. Top 8, Artur Atmanov. Artur Atmanov on kindlasti kutt, keda saab rajal usaldada. Ma olen temaga varem sõitnud, tal on ühtlane joon, ühtlane nurk, talle saab külje alla tulla. Küll aga too hetk esimese sõidu ees sõitsin mina ning tema pidi jälitama. Ma olen laia joonega sõitja
ning ka too hetk sõitsin täpselt samamoodi. Küll aga Artur tegi natuke valearvestust ja sõitsin rajalt välja. Mis mul teha? Tagasõidus tegin lihtsalt safe run'i ja võit oli käes. Lähme edasi top 4. Top 4. Nii kurb kui see ka ei oleks, vastane sõitis stardijoone juurde ning mootorisse tuli saalekas sisse ja miskipärast hakkas ka õli välja lahmama. Ning tal lihtsalt ei lubatud sõita. Ehk siis mina sain by run'i ja suundusin edasi finaali. Ning kes mul ikka finaalis vastu tuleb? See kutt, kelle vastu mul kõige suurem konkurents praegu on, et kui ma tahan esimeseks jõuda hooaja lõpus. Kuna kutt jõudis finaali, siis tiim arvutas punktid kokku juba ja me saime kõik aru, et esimese koha võimalust mul enam lihtsalt ei ole. Ning ma võitlen praegu lihtsalt selleks, et kas üldarvust teise koha saada. Aga finaali sõit. Mina sõitsin ilusti ees ning tema üritas mind jälitada ja jälitas väga-väga tihkelt, niimoodi, et oli mul täiesti ukses. Küll aga mingi hetk käis kõks ära ja ta sõits mul esirattasse ja mul tõmbas rooli lihtsalt käest ära ja ma sõitsin rajalt välja. Nagu ma aru sain, siis ma ei teinud mitte midagi valesti see hetk, see oli tema süü. Ning tagasõidus ma tegin jälle lihtsalt safe jälituse, et mina mingit suurt viga ei teeks ja sellega oli ka võit käes. Ja sellega tuli meil veel üks karikas. Superfinaalide karikas. Esimene koht, kvalifikatsioonivõit ja etapi esimene koht. Ning kui see asi kõik kokku võtta, kõik need etapid, siis üldarvestuses jäin ma teisele kohale. Ning ütleme niimoodi, et nii mina kui ka tiim saame olla rahul. Ja sellega tuli ka meil hooaja karikas. Selline oli meie hooaeg. Ma tahaks väga tänada enda tiimi, sõpru, vanemaid ja kõiki lihtsalt, kes toetasid mind. Ma ei hakka eraldi nimesid välja tooma, küll kõik, kes toetasid ja aitasid. Aitäh teile. 2025. Uus auto, uued võimalused. Näeme rajal.